Ühe uuringu põhjal, see on PISAC-i uuring, sellest on nüüd viimased ajad räägitud, nädal aega tagasi seda umbes esitleti. Ma toon ühe täiesti teise põneva paralleeli siia. Tänane Õhtuleht oma esikaanel, no siin on asi laheneb muidugi kuidagi nagu teistmoodi, ma ei tea, kas seda lugu nägid või näinud. Arvutimängur küsib oma noortelt fännidelt raha, on selle loo pealkiri. Ja sisu on väga lihtne. Üks noormees, 20, mis ta on, 28, Tanel on ta nimi, teeb sellist tööd, et ta võtab uue mängu, mängib selle mängu läbi, siis kirjutab selle kohta tutvustuse, analüüsib seda, ütleb, mis on hea, mis on halb, mis talle meeldib, mis ei meeldi, mis võiks fännidele meeldida, mis võiks mitte meeldida. Teeb sellist tööd. Väga äge. Eks ju. Aga kuskil peab tulema sissetulek. Ja nüüd ta panigi, ei osanud muud moodi kuidagi välja mõelda, ilmselt mingit kodulehekülje või mingi äpi pealt kusagilt nagu teenida. Ja lihtsalt küsis, et kuulge, annetage, et mul läheb kulus umbes nii palju, et ma peaks käima trennis, sest et ma saan aru, et ega selle asjaga, nagu ta siin tegeleb, väga hästi ei treeni, eks ju. Ja istuv töö, eks ju, et andke mulle natukene raha, et ma saan seda tööd edasi teha. Ja siis nüüd tõusiski nagu siis, ja mis on aru saada, miks tegelikult tõusis, sellepärast, et need lapsed ise enamasti, kes on tema nagu tarbijad või kasutajad, nad ise raha ei teeni ja pahased lapsevanemad nüüd reageerivad siis mees mine tööle. Et kas see ei ole nagu see sama asi tegelikult, kus ongi see 35, kuni, mis sa ütlesid, see sama grupp, et me tegelikult ei tajugi seda, et allpool kusagil on olemas keegi Tanel, eks ju, kes tegelikult teeb justkui vajalikku tööd nende enda laste jaoks. Laste jaoks on kohutad huvitav. Nad tahavad näha neid klippe, nad tahavad alla laadida, nad tahavad näha, kuidas Tanel mängib, aga vanemad ei saa aru lihtsalt, et see ongi nagu uus maailm. Et see ongi töö. See ongi töö. Tüüp teebki sellist tööd ja ta peaks saama kuidagi oma tasu selle eest. Just, et ma arvan, et see on, kindlasti võib seal mingeid eetilisi küsimusi tõstatada, aga ma ei ole kindel ka, et kas kui vanemad annavad lapsele taskuraha, et see, et laps ostab selle eest rämpstoitu või siis annetab selle inimesele, kes nende jaoks loob sisulist väärtust, et kaalukaus võib olla natukene erinev või küsitav. Ja kui sa oled ostnud arvuti juba ja ootad, et laps mängib, siis on ju selge, et ta tahab ju saada sinna mingeid asju, mingit informatsiooni juurde. Ja see vastupidi tundub nagu olevat ju nagu uks põnevasse maailma, et ta võib-olla teabki pärast seda nuiata mingit õiget mängu, mitte mingit vale, eks ju, et on olemas keegi, kes kuidagi nagu kritiseerib seda. Et kas see internetis tehtav töö on meie jaoks justkui saanud tavaks, et see peakski olema tasuta, et toimubki ilma rahata, et seal see raha liigutama ei pea, et kui sa teed midagi sellist, siis see ei ole töö. Ja see minu meelest haakub tegelikult suurepäraselt selle tulemusega, mis veel ka välja tuuakse selle uuringu põhjal, on see, et autor ütleb, et tõenäoliselt ei kujuta paljud ette, kuivõrd parem arvutioskus nende elu muuta võib, et kõik sellised võimalused ja näiteks ka, et kuuldes oma tutvusringkonnas, et näiteks inimesed, kes on kas või arvutimängude teemat jätkata, et on ka üks väike poiss, kes omal ajal lihtsalt mängis arvutimänge niivõrd hästi, et ta sai edasi müüa oma arvuti kasutajaid nendes mängudes. Et kahtlemata ei ole tegemist võib-olla Eesti majanduse seisukohalt väärtustlõova töökohaga nagu sellises põhjapanevas tähenduses, aga kindlasti on see täiesti uus maailm, mis tuleb peale ja see õpetab minu meelest inimesi märkama neid võimalusi, mis meie ümber on ja et kindlasti internetis teadlikumalt ja oskuslikumalt ringi vaadates, et neid töövõimalusi ka jätkub. Aga siin võib teha ju nalja või mitte, aga see võib ka säästa Eesti majandust vastupidi. Keegi on, kes mängib väga kõrgele levelile, järelikult see täiskasvanu saab alustada kohe kõrget levelit, ta ei pea seda esimese korruse jama ära tegema, ta saab selle aja sees meie SKT nagu kasvatada jõuliselt. Just, ja kahtlemata veel, et see väärtus, et inimesed jäävad tänavatest eemale ja et on ikkagi tähendusrikas tegevus, mis on kellegi jaoks vajalik. Meedia, kas kuidagi siin nagu see ka puudutas, mis eilne peamised uudised olid, kuidas kahe suure ajalehe juhtnäod vahetusid. Kas see kuidagi tundus sulle ka oluline? Jäi see sulle silma siis Postimehe ja Eesti Ekspressi peatoimetajate kohalt lahkuvad mehed? Selle koha pealt ma isegi ei jäänud, ei olnud nii väga tähtis. Aga see ka kindlasti saab olema põnev, sest ma arvan, et siin ka suhtumine samasse internetti on kindlasti mingi küsimus, mille osas omanikud siis nende peatoimetajatega vestlesid. See uute võimaluste kasutamine. Ja meediapilti see kindlasti kahtlemata muudab ka, et selles mõttes igati asjalik. Põnevamaks kindlasti. Võtsid ühe luu veel ette? Võtsin ette veel valimistega